Ju. Tükku puhkab. Tegelikult ma näitan teile täna enda päeva. Milline mu päev välja näeb. Ei tea juhuslikult, kas huvitav tuleb. Lihtsalt täna on esimene puhkapäev. Peale selle, kui 6 päeva töötasin. Vaat, praegu hetkel me siin äraga pikutame veel. Ütle, kui te taha vist. Tuli siia. Äraga pikutame ja lähme varsti äraga jalutama. Ja siis me peame vist midagi hommikust juba. Me peame kodu ära koristama. Ma pole nädal aega kodu koristanud või noh. Ma jõudsin Soomest eelmine nädal pühapäeval hilja õhtu. Mu ema oli minu juures, siis mingid nõud jäid pesemata. Ja siis ilmselgelt ma töötasin kõik need 6 päeva ja kui ma tavaliselt nagu töötan, siis ma ei viitsi mitte midagi kodus teha. Mul on prügi viskamata, mul on nõud pesemata. Kas mul on häbi teile seda näidata? Ma arvan, et ei ole. Issand jumal küllne. Igal vaimse tervisel, igal inimesel, kellel on sitaks palju tegevusi, on nagu tšukke. Issand jumal. Pole nii ammu telefoni pidanud, need pea hoidma niimoodi. Aga igal inimesel on siuke olukord. Minul on kodus alati sitama ja lihtsalt mõtlen seda. Sest et ma koristan üliharva ja mul on täiesti fine. Kui mul endal hakkab üli veider olla, siis aga, mis ma tahtsin öelda? Midagi ei tahtnud öelda, ma veits pikutan ja siis tõusin püsti. Ja enne ma alustan enda päeva koera jalutamisega ja siis vaatame edasi. Nii et püsige lainel, nagu öeldakse vist. Voodi kõrval on siuke laud. Ja seal on alati head ja paremad. Nagu alati. Siin on üldjuhul rohud. Ja siis midagi süüa. Ehk siis see oli minu õhtune söök eile. Ja siin on üldjuhul tarahunnik. Ja siin sukid vedelevad. Ja edasi vedelevad mu riided. Võt niimoodi. Ja siin ma vaatangi oma seda. Ja siin magab mu kutsa. Võt niimoodi. Selline näeb minu selline vaade. Tavapärane hommik. Kui teid huvitab, kui kaua ma koeraga jalutan, hommikuti teen ainult ühe majatiiru. Sest et mul on hommikuti nii kiire. Ja siis, ühesõnaga, me oleme juba 1,5 aastat teinud seda ringi. Niimoodi õhtuti ma jalutan pikemalt temaga ikkagi. See on mingi circa 10 minutit. Kõik tema nuusutamiste asjadega. Mulle nagu täiega meeldib koera omaniku elu.
vahet ei ole, mis ilm väljas ka on. Kas pead ikkagi olema väljas. Praegugi on mingi tibutab. Õudne. Iga hommik ma võtan ravimid. Tüütab kui 2 ravimit hommikuti on tõmban kindlasti võtma. Flux ja meeleolu stabilisaator. Ja siis ma mõtlesin praegu, et tegelikult teen oma vlogi ära. Faktide vlogi, mida te siis nägite eile. Jah, eile, sest et mul on plaanis niimoodi. Nii, aga jah, ma teen selle ära. Siis ma ei tea, pean need nõuded ära pesema, sest suht häirivad mind tegelikult. Ja siis ma arvan, et ma lähen poes, ostan midagi head ja paremat. Ja siis ma lihtsalt vedelen täna, ma arvan. Tahaks magada küll päeval. Ma unistasin sellest 6 päeva. Kõva. Ja ma arvan, et ma teengi niimoodi. Võtan rohud ära ja siis hakkan vlogiks valmistuma, faktide vlogiks. Ja siis teen ära. No samas mul on vaja monteerida veel ja ma loodan, ja monteerida on küll seal vaja. Võt nii. Nii et näeme peale selle, kui mul need asjad on tehtud. Ui! Jõu, mine läbi kutamas. Tegelikult ma just filmisin ära vlogi. Ma ei viitsinud ikkagi neid fakte teha. Ühesõnaga te juba eile nägite seda videot. Võt. Praegu ma loen seda videot YouTube'i. Ja ma otsustasin, et ma liiga vesinud. Ma lihtsalt pikutama praegu suures toas. Võt. Mõtlesin, et ma läheks käiks poes ära, aga saad ära, ma isegi ei tea, mida ma poes tahaksin. Rämpsu äkki või? Ja. Kusjuures ma ei tea, mul ei ole ige vist. Mul on mingi suulõhe. Mul on nagu lõhe, mis on nagu igeme juures. Ma ei tea, kirjutage, mis see võib olla. Mul on minu meelest varem ka kunagi see olnud. Valu teeb küll, ta on nagu igeme põse vahel. Peasid puudutada siit ei ole mõtet nagu. Koeral on ikka nii hea. Mul on sinikas, nägite või? Ma ei tea, kus kohas see tekkis. Ma olin tööl, Jüsis tööl tekkis. Mul on veel mingi sinikas siin kohas. Ma ei tea, kuidas sealt see tekkis. Ma ei kujuta ettegi. Mul tekivad ülikergesti need sinikad. Vaat, niimoodi. Jah, ma ei tea, ma loen selle video YouTube'i ära, siis ma tahan, ma ei tea, mis ma tahan, aga ma tahan midagi. Raske on ikka kohati see eluna, kukab tahaks. Jah. Võt nii. Ma siiamaani ei tea, kas ma näitan seda, aga ma arvan, et ma ei ole ainuke, kellel on samasugune olukord kodus. Seega vaadake, milline mu köök praegu välja näeb. Nii, selle ma tõin just siia, aga ja kõige ilusam. Ma arvan, kui mu ema saaks sellest teada, et ma näitan seda avalikult, siis ta, ma ei tea, pahandaks mu peale. Ma veits pesin need nõud ära, aga otsustasin, ma olen käinud poes ära. Tahaks ikkagi süüa midagi, aga ma ei tea, mida endiselt. Et ma ei tea, lähen chillin poes. Ootan, kuna see vlog YouTube'i ära läheb, sellega läheb nagu nii mega kaua aega alati. Mingi suht suke. Ja ma ei tea, panen ta laadima, siis läheb midagi tegema. Siis ta läheb kiiremini ära. Ma ei tea, kas siin on kuulda midagi. Mulle täiega, mulle täiega meeldivad need päevad, kus mul on lihtsalt nagu kõigest nii savi ja ma lihtsalt lähen poodi ja ostan neid kräppi kokku näiteks nagu. Oleks vaja on neid ja näiteks nagu purksi ja krõpsu ja kogu selle õnne peale ma riskasin üle 20 € täiesti haigena. Ja siis kõik küsivad, et miks ma nii palju tööd teen. Selleks, et endale seda kräppi sellisel
tea, me nimetaks seda nagu meeleolulanguseks, vaid pigem siuke, nimetaks pigem, et pohhui täna. Ma olen sõna, ma ei tea, kas ma siin nüüd samas on minu kanal, ma võin ropendada. Ma olen muidu inimene, kes ropendab nagu täiega palju. Aga ma olen õppinud teatud olukordades nagu viisakas olema, kui võib seda niimoodi nimetada. Täiega see lõhe valutab täiesti haigena. Normaalne, ma just pudingut ka endale, kui ma ei saa seda süüa siin. Ei tea, kas ma saan seda süüa või ei. Tegelikult ma söön pitsat ja siis ma söön seda. Vot. Et jah, kui te näete seda, et mul on siin mingisugune asi, siis ma värvisin seda siis, kui mul oli aktiivne faas. Ja järgmine päev tuli mul depressiivne faas. Nii et seega näete, et mis võib teha aktiivne faas ja mis võib teha depressiivne faas. Aga ma ei tea, ma lähen võtan valuvõigistit ja ma lähen söön midagi. Kell on kohe 1 ja mul ei ole siiamaani hommikust söödudki. Mulle kommentaarides soovitati kanged kummeliteed teha. Et loputada oma seda, ma ei tea, ma räägin, ma ei saa aru, kas see on ige või mitte. Aga ma ei tea, ma nüüd teen ära selle nii kaua, kui ma makan ja värk ja siis ta ongi siuke päris kange. Fun fact, ma olen räige teejoodik. Või keegi joob kohvi, mina joon teed või Red Bulli. Aga anyway, mul on siuke mingi tee asi siin. Näiteks mulle meeldivad apteegi teed. Siin on rahustav tee. Kusagil oli mul vererahu tee ka, aga enam ei ole. Siin on kuivatatud see piparmint. Ja, siuke teejoodik mul olengi. Räigelt meeldivad maasikad Võhukoores, täiesti lõpne. See on lihtsalt, ma ei tea, mingisugune mu lapsepõlve magustoit. Ja ready. Tegelikult purksi ma tegin ise, panin sinna täiendavalt juustu juurde, ketšupit panin juurde, majoneesi panin juurde ja siis veel midagi panin juurde. Ma nüüd lähen sööma, mul suu täiega tilgub vett. Peale söömist ütlesin 4 tundi, vist 4 tundi, issa kui hea see oli. Koer möllab, Mul on toit seal, toidujäänused. Sellepärast ta möllabki seal. Ma mõtlesin korra, et ma vaatan oma vlogi telekas üle. Mulle endiselt ei meeldi, kui heledalt ta nagu mängib seda vlogi. Kuigi samas see on otse nagu telefonist. Ma ei lasknud seda nagu, ma teen CapCutis nagu teen seda. Aga ta on ikkagi nagu, mul on kodus liiga valge vist. Ja, oot. Kas mul see asi ikka vaadatab küll, ma ei tea, ma vaatan, kui ta homme mul üle ei lähe kuidagi, siis ma pean hambaarsti juurde minema. Mitte, et mulle ei meeldi hambaarst, vaid mulle ei meeldi, seal peab raha maksma. Samas mul on mingi teatud summa on mul tasuta.
ma vaatan ära selle asja ja siis ma lähen korra keelutama. Korra keelutama, siis ma ei tea, mis ma teen. Tahetaks täiega magada jälle. See on see unevõlg nende teiste päevade ees. Unevõlg. Tulime juba oma juhtusele jalutuskäigule, aga ma siin jooksvalt olen monteerinud seda vlogi, sest et ma kavatsen juba öösel täna, kui YouTube'i panna, siis mulle tundub, et ma olen nagu teiega mina, lihtsalt nagu teiega mina. Nii et pane kommentaariumisse kirja, kuidas sulle tundub, et on see nagu peale mängitud või tundubki, et ma siuke olengi. Vaata, aga okei, ma lähen nüüd kakat koristama. Nagu te aru saite, siis ma teen neid asju. Tegelikult ma suitsetasin 12,5 aastat. Alustasin suitsetamist 12-aastaselt. Lõpetasin päris suitsu tegemist 24-aastasena. Ja issand, ma jooksin praegu täiega kokku. Ühesõnaga, jah, ma suitsetasin 12,5 aastat pidevas suitsetamises olin siis või te kujutate, mis asju mulle üritati teha, mulle üritati nõelu kõrvu tõrgata, et ma suitsetamise maha jätaksin ja mina ei tea, aga lõppkokkuvõttes ma ei ole tavasuitsu teinud 3 aastat. Vahepeal korra olen siin hästi närvilistel perioodidel teinud, aga see on nii rõve. See suitsetamine on nii rõve. See on nagu ja nüüd ma olen 2 aastat teinud tupsu. Praegu ma läksin uuesti nende peale üle ja põhjusega sellepärast, et mul on ülemised need igemed on veits pikki läinud. Ei, mul ei valuta siit, mul valutab siit, endiselt valutab. Ma korra tegin selle kummeli asjaga, aga mida ta minu meelest veits ärritas rohkem seda. Ei tea, mõistlik elada. Niimoodi, aga ma hakkan vaikselt otsad kokku tõmbama selle päevaga, kell saab juba 9 õhtul. Mis ma siis tänase päeva jooksul teinud olen, midagi, nii nagu ma arvasingi. Ma lihtsalt puhkan, siis tulen. Ma sain vlogi tehtud. Ma sain pool nõud ära koristatud. Ma sain magatud täna. Koeraga väljas käidud. Ja kusjuures ma mõtlesin, et ma lähen jalutama. Aga siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi täna jalutama pidda. Võib-olla äkki homme lähen õhtul jalutama. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks külma tuborgi. Mul aega meeldib õlle, aga mulle meeldib teatatud õlle. Näiteks Heinikeni õlu klaasis nagu Heinikeni õlu. Mega hea. Purgis no ei ole nii hea. Aga õlli tahaks küll, samas kui ma räägin praegu sellest, tahaks täiega õlli. Mõtlen, kas viitsin poodi minna õlli järgi. Samas mul on vaja õhtused rituaalid veel ära teha, millest ma räägin järgmistes vlogides. Sest et see praegu kõik on ainult mul, ma katsetan neid lõõgastavaid rituaale. Miks ma näitasin niimoodi, ei oleks pidanud niimoodi näitama. Aga õlli tahaks küll. Mul on vahepeal räige lõuisu. Ma ei tea, miks. Ma olen ise üks suur tünn. Tegelikult ei ole. Võt. Aga, jah, ma ei tea. Kuidagi selline mul päev tuligi. Ei tea, palju ma jõuan haigutada. Issand jumal küll. Ja selline mul päev tuligi ja kusjuures ma võin öelda seda, et ma olin täna päris produktiivne. On hullemaid päevi küll. Koer kohe märatsima.
on toode. Suht produktiivne oli päev ja noh, ma ei tea, ma arvasin, et ma ei jõua üldse mitte midagi teha, aga ma jõudsin isegi pooleldi nõud ära pesta, saad aru, see on nagu wow. Jah, aga ma ei tea. Ma loodan, et teile nagu meeldis. Võite oma kommentaare jätta, mis teile rohkem meeldis, mis teile vähem meeldis. Võite suhelda minuga. Te olete veits hakanud seda tegema, mul on väga hea meel selle üle. Ups, nii, kaamera tahab ära. Aga homme tuleb juba uus vlog ja mis vlog, ma arvan, et see jääb saladuseks praegu. Saladuseks sellepärast, et ma ei ole ise veel ära otsustanud, mis vlogi ma teen. Et jääb kõigile saladuseks, mis siis nüüd sealt tuleb. Jah, et niimoodi. Aga aitäh vaatamast nagu alati ja ma ei tea. Läheme juba järgmises vlogis.